Tervitan, lugupeetud televaatajad. Ma alustan selle Singeri 12. mudeli kokkupanekuga. Möödunud osas ma puhastasin ja lihvisin need pinnad. Töö käigus töötas üllatavalt hästi selline tööriist. Sellise traatharjaga. See traathari on nüüd lõpuni ära kulunud. Mul oli neid 2 tükki, mõlemad on ära kulunud. Aga ma ostsin 2 tükki juurde. Küllaltki kallid on. 2 tükki kokku 10 eurot. Enne kokkupaneku algust ma vaatan, et tuleks ära puhastada ka see pind siin. Ja ka siis see seerianumber ja selle seerianumbri taust. Kuna seda puhastamist on nii palju olnud, siis ma seda enam üles filmima ei hakka. Ja siis kokkupanek algab siin juba vähem kui minuti pärast. Ma teen selle puhastamise siin eetriväliselt ära. Ja siis juba vähem kui minuti pärast saab näha, missugune on siis tulemus enne ja pärast. Siin on pindmine rooste ja vana värv. Ja kuna see osa siin on umbes 2 millimeetrit kõrgemal sellest ülejäänud osast ja riie käib siit läbi, siis see riie peab selle pinna peal hästi libisema. Aga selline rooste ja sihukene ära tulev värv seda muidugi ei soodusta. Ja tulemus on selline. Midagi vabustavat siin ei ole, aga paremaks läks küll. Ma panen nendele äsja lihvitud pindadele natukene õli peale. Ma panen õli seepärast, et nüüd need poorid on siin ilusti lahti ja puhtad. Natuke õli läks siia kõrvale ja see koht, kuhu õli läks, on selline juba läikiv. Siin sellel pinnal, nagu ma teises osas rääkisin, lakikihti enam peal ei ole. Kui panna siia õli peale, siis see õli nagu asendab seda lakki või annab selle laki läike talle nagu osaliselt tagasi. Muuseas, see punane õli, mis ma siia praegu peale panin, on selline õli. See on mootorrattaõli ja ma ei tee nalja. Siin sellele õlile on pandud sisse sellist parfüümilaadset lõhnaainet. Siin suur osa ajast on läinud nende vana õlijääkide eemaldamisele. Ilmselt õli ajapikku nagu roomab pinnal, metallpinnal nagu pidevalt edasi ja ta jõuab igale poole. Muide, mul tuleb meelde, et esimeses osas ma pidin vaatama pärast teise pesuvooru lõppu, kuidas jäävad need kirjad. Ja siin on nüüd näha, et kirjad on puhtaks saanud. Aga mõnes kohas siin on rooste all olnud. Ja selle rooste peal mõistagi see värv ei püsi. Nagu näete, tänu õlile see asi hakkab siin läikama ka. Selle õli parfüümi lõhn on juba tunda ja on tunda selgelt. Ja kokkupanek algab siin põhja alt. Kõige enne ma panen selle reguleer siibri mehhanismi selle siibri aluspinnale. Ma panen pisut õli. Siin on küljes selline liigend. Kui masin töötab, siis see osakene siin natukene teeb sellise väikse liigutuse siin. Ja siia selle liigendi vahele ka pisut õli.
esimene tükk siia sai tagasi masinale külge ja nüüd ma ajan masinat ringi ja jälgige, mida see roheline punkt teeb. Selle varda otsal on 4 selgelt eristatavat liikumise faasi. Üks on selline, et ta nüüd siit läheb nagu eemale, nüüd ta tuleb paremale, nüüd ta tuleb siia meile lähemale, nüüd ta läheb vasakule, siia selle varda otsa läheb see tükk oma nagadega, mis lükkab riiet edasi. Ja see tükk peab ruumis liikuma niimoodi, et ta peab tõusma ülesse, lükkama riiet edasi, alla vajuma, tagasi tulema, ülesse minema, riiet edasi lükkama. Siin on nüüd selline vedru ja selle vedru ots läheb siia sisse. Niimoodi. See vedru ots läks nüüd selle detaili külge, mis lükkab riiet edasi oma nagadega. Ja see riide edasi lükkaja on siin ühendatud nüüd selle hoovaga. Siin on näha, et see vedru siit poolt vaadates lükkab nüüd seda riide edasi lükkajat siit ülesse. Teiselt poolt sealt alt vaadates, nii nagu õmblemine käib, lükkab see vedru seda riide edasi lükkajat alla. Ma teen selle riide edasi lükkajale, siin on rohelised märgid peale, see on riide edasi lükkaja siin ja see pind siin. Nii, nüüd ma ajan masinat ringi ja siin on näha, kuidas selle varda ots siin liigutab seda riide edasi lükkajat edasi-tagasi. Aga mitte üles-alla. Ja selleks, et see riide edasi lükkaja liiguks ka üles-alla, selleks on sellel vardal siin selline kaldpind siin. See on kaldpind. Kui ma liigun kruvikeeraga siit vasakule, siis see kruvikeera tõuseb üles ja siin on selline kaldpind. Sellel tükil on ka selline kaldpind. Need 2 kaldpinda saavad omavahel kokku. Nüüd, kui see plaadikene on siin peal, kui nüüd see varras siit liigub sinnapoole, jälgige seda riide edasi lükkaja, seda rohelist punkti siin. Selline geniaalne süsteem on leiutatud 19. sajandi keskpaigas. Kui inimesed käisid ringi veel hobustega, telefoni veel leiutatud ei olnud. Elekter vist oli leiutatud, aga elektrivõrku kui sellist ei eksisteerinud. Ühe ainsama varda liikumisega pannakse see riide edasi lükkaja liikuma sellise 4-nurkse trajektoori peal. Nii, kuidas see klassikaline väljend oli, et aga see pole veel kõik. Kogu see süsteem võimaldab veel seda liikumise ulatust reguleerida ka, ehk seda, kui palju
see riide edasilükkaja käib edasi-tagasi ja kui palju ta käib üles-alla. Ehk siin on võimalik reguleerida seda, missuguse ristküliku see riide edasilükkaja joonistab. Kas ta joonistab sellise väikse ristküliku või siis sellise suurema. Ja see reguleerimine, nüüd see üles-alla liikumine, selle amplituudi reguleerimine käib siit. See kruvi tuleb lahti keerata, ta on mul lahti keeratud ja nagu näha, selle alumise plaadil on selline lõhik, mis võimaldab teda siia edasi-tagasi liigutada. Niimoodi. Sellises äärmises asendis nagu praegu on see üles-alla liikumise ulatus maksimaalne ja teises asendis niimoodi on see liikumisulatus võimalikult väike. Nii ja siis selle, kuidas ma teda nimetasin, reguleerimissiibri abil on siis võimalik reguleerida, kui palju käib see riide edasilükkaja edasi-tagasi. Ehk sellega saab siis seadistada seda õmbluse sammu. Ehk selle nõelatorgete omavahelist vahekaugust. Nii ja sellele kaldpinnale ka pisut määret peale. Nii ja nüüd ma panen siis selle kaldpinna vastasplaadi siia külge umbes sellisesse keskmisesse reguleerasendisse. Nii, siit on nüüd asi koos ja nüüd see varras nüüd, mis annab sellele asjale sellise imepärase liikumise, läheb siia. Ja siin hästi nüüd näha ei ole, sellepärast see ülemine osa varjab selle alumise, selle varda otsa siin ära. Aga vaatame, nii palju kui me siit näeme. Ma arvan, et siin hästi küll aru ei saa ja ma seda tükki siit küljest ei taha ka võtta, et siin vaadata. Aga tõenäoliselt on niimoodi, et selle varda otsal siin ja siis ka sellel pöörleval võllil on siin antud selline spetsiaalne profiil, mis ta siis täpselt niimoodi liikuma paneb, et siin tekiks see neljakandiline liikumine. Siin need nukid on siin kindlasti kuivad kõik ja siia peaks panema õli. Nüüd läheb omale kohale see tükk koos oma vardega siin. Ma panin eelnevalt ta siia korraks juba külge ära ja märkisin niisugused rohelised triibud siia. Ja need rohelised triibud siis näitavad ära, et millises ulatuses see tükk siin liigub. Nii, nüüd ta läheb ühte piirasendisse ja siis tuleb tagasi. Ja siin on teine piirasend. Ja seda käiku on tal siin kuskil 63 millimeetrit. Kuna selle tüki, selle liugpinna liikumiskiirus selle korpuse liugpinna suhtes on küllaltki suur, kordades suurem kui selle varda liikumiskiirus. See varras liigub siin edasi-tagasi iga pöörde kohta ainult mõned millimeetrid. Kuna see liikumiskiirus siin on suur, siis hõõrdumine nende pindade vahel peaks olema võimalikult väike. Kui oletada, et hõõrdumine nende pindade vahel on sama, mis nende pindade vahel, siis siin, selles kohas, selle distantsi peal, läheb kordades ja kordades rohkem energiat kaotsi. Või siis teisisõnu, kuigi pindade vahelised hõõrdumised on siin nende kahe paari vahel võrdsed, siis siin läheb kordades rohkem energiat või jõudu vaja, et see liikumine siin ära teha.
mis siis tähendab seda, et need pinnad siin peavad olema hästi määritud. Ja siia peaks panema õli, mitte määret, sest õli on vedelam ja takistab seda liikumist vähem. Mis tähendab seda, et masinat on siis nagu kergem ringi ajada, kuna siin läheb energiat vähem kaotsi. Õli tuleks panna ka selle varda nendesse liigenditesse. Nii, ja selle tüki fikseerimiseks siia on see asi. See tuleb siia külge kruvida. Nii, ja põhjaalune ongi kokku pandud. Ma vaatan, kuidas ta ringi käib. Kas käib vabalt? Nagu täitsa vabalt ei käi ja midagi natuke krõuksus, et kuskilt on nagu midagi kuiv, aga kuiv ei pruugi ta siit põhja alt olla. Või siiski. Siin üks pind paistab kuiv olevat. Seal too paistab kuiv olevat. Kuna siin all on nüüd kõik kokku pandud, siis ma panen selle masina selle puitaluse külge uuesti tagasi kinni. Ma hakkasin masinat siia puitaluse külge kinni panema ja siis siin ühe hinge peal siin on kirjutatud X, I ja V. Ja see on värvi sisse kraabitud. Kas need on mingid Rooma numbrid või? Kusjuures huvitav on, et see XIV läheb vasta puitu ja teda tavaolekus näha ei ole. See kiri XIV jääb nüüd selle metallplaadi taha. Et kellel ja kuna oli valu see XIV sinna panna või? Ma vaatasin vahepeal, järgi, et mida see Rooma numbrina tähendab ja see tähendab number 14. Kas keegi on siis sundinud nagu 14-aastast lapsukest tööle sellega? Loogikat selles ei ole. Aga kahtlust ei ole, et on inimtekkeline. Vaatame, kas need põhjaalused mehhanismid siin ka siis töötavad. Ja paistab, et töötavad ilusti. Miski asi väga krõuksub. Mulle tundub, et see võib olla siin selle võlli liuglaager. Selle liuglaagri jaoks on siin konkreetselt õlitusauk. Ma panen siia tilgaõli sisse ja vaatame, kas saab sellest krõuksumisest lahti. Ei saa. Nii, ja see õlitusauk peaks olema samamoodi siis selle võlli liuglaagri õlitusauk. See tõmbas kohe ilusti õli sisse. Tee see veel siia. Läks nagu paremaks küll, aga mingisugune asi on nagu veel juures. Nüüd kadus täiesti ära. Siin
Siin selle vuugi lauppinnad võib-olla teevad ka seda, paneme siia. Ja enam ei kreuksu. Kõik on vaikne. Vaikne just ei ole, aga sahiseb ainult natuke. Suurepärane. Üks õliauk on siin ja teine on siin. Eelmises osas ma väitsin, et see on drenaažiauk. See tegelikult drenaažiauk ei ole, see on ikka õlitusauk. Nendest aukudest õlitamise korral peabki masin olema nii nagu praegu. Ja kui õli anda sisse, siis õli satub selle pinna vahele. Ja alumisest õlitusaugust satub õli nende pindade vahele. Siia. Kate on maas ja neid õlitusauke kasutama ei pea, me saame seda siit poolt ka teha. Paneme siia 2 tilka ja siia samuti. Nii, ja masin hakkas veel kergemini käima. Õige olekski praegu kõik ära õlitada, mis siin õlitada annab, sest läheb külge veel see mehhanism siia. Ja kui nüüd ilma selle mehhanismita siin masin käib vabalt, siis on meil teadmine olemas, et kui pärast peaks masin raskesti käima, et siis on põhjus kuskil siin, nendes asjades. Õli pole ma pannud veel siia sellesse auku. Aga see auk siin paistab, et on sama funktsiooniga, mis see ülemine siin. Siia võlli vahele ka, siit otse võlli vahele. Aga hammasrattapaarile ma kindlasti õli ei pane. Hammasrattapaarile läheb määre. Ma ei hakka siin teoretiseerima, miks määre siia ja miks õli sinna. Et õli ja määrde teemat ma olen mõningaid YouTube'i videosid vaatanud ja seal on see teema nii ära leierdatud, et ma ei tahakski seda teemat üldse üles võtta. Üks suur vaidluskoht või teema on, et kas peaks kasutama ainult õli, nii nagu tehas ette nägi, või siis võiks ka kasutada midagi muud või mootoriõli või. Ja see määre ei lähe kuhugi selle korpuse külge, vaid jääb ainult hammasartste vahele. Rohkem pole vaja. On uus päev. Masin on olnud nüüd 20 tundi niimoodi, et selle kallal pole mitte midagi tehtud. Ja masin on nüüd siis nautinud uut õli, mida ta on saanud üle ei tea mitme aastakümne. Õlil on olnud nüüd aega imbuda igale poole edasi. Masin töötab väga sujuvalt ja vabalt. Mis mulle silma jäi, et see värv enam nii läikiv ei ole, kui ta eile oli. Värv oleks nagu natukene seda õli sisse tõmmanud. Muide, see punane õli, mida ma kasutasin, see õli. Siin on kirjas ester. See õli sisaldab natukene estereid. Kuna esteri molekulid on polaarsed ehk nagu magnetilised, siis need esteri molekulid hoiavad ennast metallpinna küljes hästi kinni. Seega ester õli sees suurendab õli võimet vähendada kulumist. Ma ühendan selle hooratta sellest võllist lahti. Siin on selline link. Niimoodi. Kusjuures siin mingit kuullaagrit vahel ei ole. On lihtsalt seisev võll ja siis see hoorata auk ja siin vahel on õli. Ja ta pöördub praktiliselt hääletult. Siin on praegu selline olukord,
kus kaks metallpinda omavahel praktiliselt kokku ei puutugi. Kahe metallpinna vahel on õli ja hõõrdumine toimub selle õli sees. Ja nüüd ma panen kokku selle vändamehhanismi. Siin on jällegi mitu õlituskohta. On üks õlituskoht on siin, see võll. Teine õlituskoht on teine võll. Kolmas õlitus või määrimiskoht on need hammasrattad. Neljas on see liigend. Viies on see liigend siin. Siis kuues õlituskoht on siin selline vedrutift. Siin on selline vedrutift, mis fikseerib ära selle käepideme siin. Vedrutifti jaoks on tal selline väike süvend. Sellel puitkäepidemel võiks olla üks tilk õli siia minna ja teine siia. Muuseas, selle võru värvpinnale ma eile õli peale ei pannud, aga siia panin. Võib-olla siis näeb seda toonivahet ka. Aga siia ka pisut õli peale. Ma olen tänu sellele saatesarjale, mida ma siin teen, ka palju targemaks saanud. Või mis palju targemaks saanud. Varem ma ei teadnud õmblusmasinatest mitte midagi. Ma olen vaatanud YouTube'i videosid ka ja on entusiaste, kes siis teevad niimoodi, et võtavad kogu värvi maha, värvivad uuesti ja siis kannavad peale ka need uued mustrid. Neid masinaid tehti ikkagi nii meeletult palju, 10 miljoneid, et senimaani on väga palju hästi säilinud eksemplare järgi ja seetõttu on hinnad ka väga madalad. Nii, aga nüüd ma tegin selle vea, et need pollid lähevad tegelikult teiselt poolt. Ma pean selle uuesti lahti võtma. Kõik pollid ja kruvid ja isegi see seip siin on originaalid. Paistavad olevat originaalid. See väike nunnu link lukustab selle masina ära selle puitplaadi külge. Praegu on kinni, tõmban siia ja nüüd saab siia põhja alla ligi. Nüüd on võib-olla näha selle vändamehhanismi see hoob siin. Seda on võimalik ära ühendada selle hoorattaga siin. Niimoodi ta pööratas. Nüüd on ta lahti ja nüüd ta ei ole ühendatud. Ja nüüd kui ma pööran selle liigen siia sisse poole, on ühendatud. Ja nüüd ma proovin masinat ringi ajada. Praegu hooratas ei ole võlliga ühendatud, ma ühendan selle hooratta siin selle võlliga ära ja siis hakkab kogu masin tööle. Ja käib väga hästi. Siin võib-olla nüüd näeb lähemalt ära ka, et kui selline tavaline õmblemine toimub, siis ta toimub umbes sellisel kiirusel. Kiirus võib olla kuskil 5–10 õmblussekundis, ma arvan. Kusjuures ma lugesin, et selle masina üks puudustest on see siit küljelt küljele käiv osa, mis oma inertsi tõttu hakkab suurematel kiirustel vibratsiooni põhjustama. Selle masina järglastel, uutel mudelitel on see
süsteem siin, selle paadikese süsteem, asendatud juba teise lahendusega, mis nii palju vibratsiooni ei põhjusta ja seetõttu on selle masina järglastel suurem õmblemiskiirus. See, mis seda metaalset häält põhjustab, on see otsik siin. Siia on jah ikkagi mingisugust kummitükki otsa vaja. Niidirullil on siin üks teravik ja teisel pool samasugune. Niidirull läheb oma teravikega ühelt poolt siia sellesse augukesse ja teiselt poolt sellesse süvendisse siin. Vaatame, et saaks jääks paremini peale. Kusjuures see ots on siin selline tift ja siin tifti taga on vedru. Ma lükkan teda sisse ja välja tuleb ta vedru jõul. Ja siia võiks ka panna õli, et ta paremini käiks. Siia ühest tilgast täiesti piisab. Mis on siin veel tähelepanuväärne, et siia selle koha peale on tehtud väike sihukene soon sisse. Ma ei tea, kui hästi kaamera peale jääb, aga pisikene soonekene on siia tehtud. Nii esmalt ma panen niidrulli ühe teraviku siis selle vedruga poole sinna süvendisse. Ja nüüd see sälk, mis on siin, juhib selle teise teraviku täpselt sellesse teisse süvendisse sisse. Järgmisena ma panen külge masinale selle talla koos oma lisavarustusega ja see tald nüüd siin selles kohas peab suruma riiet pisut vasta seda pinda, et riie ei tuleks ülesse. Kui nõel liigub ülesse, siis nõel haarab seda riiet nagu kaasa ja siis, et see riie ei kerkiks ülesse, et nõel saaks riide seest välja tulla, peab see tald siis hoidma riiet all. Nii. Ja ta läheb siia sellesse soonde. Nii, kuidas ta siis käib, kui see plaat on niimoodi, tald on niimoodi, järelikult ta läheb sellises asendis siia. Ja nüüd see vedru siin siis lükkab seda talda allapoole. Kusjuures siin otsas on näha selline lapiku kruvikeeraja lõhik. Ja kui ma siit nüüd keeran vastu päeva, siis hakkab see varras välja tulema. Siin on näha, nüüd ta tuleb täiesti välja. Mida rohkem seda varrast välja keerata siit, seda rohkem pingutatakse seda vedru ja seda rohkem hakkab see tald siis siit riiet alla lükkama. Kui mingisugust paksemat materjali õmmelda, näiteks nahka, siis naha seest see nõel tuleb raskesti välja ja kisub seda nahka ka ülesse. On loogiline, et sellised paksemad materjalid õmmeldakse siis suurema vedru pingsusega. Praegu on see varras mul lõpuni sisse keeratud, ehk see vedru pingsus on suhteliselt väike. Ja siis see reguleerpea siit tuleb siit välja. Nii, aga ta nagu poob siin, et ta nagu ei liigu vabalt siin. Milles siin probleem on? Vaatame, kas
siit ma tegin puhtaks need avad. Nii, aga siis see liigub siin, nii see ümarvarras siin liigub vabalt. Selles põhjus ei ole, et ta voob. Vaatame eraldi seda alumist varrast. Nii, see alumine siis on niimoodi. Nii, ja siin ta liigub ka vabalt. Aga miks ta siis poob? Proovime ilma vedruta. Nii, see siia sisse. Ja nüüd on täiesti kinni nagu. Täitsa kinni on. Ja käib raskelt. Ma tean, milles põhjus on. See soon siin on selle auguga siin, ühe joone peal. Aga nüüd see osa siin ja see osa ühe joone peal ei ole. Ehk piltlikult näidates on siin ilmselt põhjus selles, et see alaosa ja ülaosa on teineteise suhtes niimoodi natukene. Aga miks ta niimoodi on? Miks ta siin siis nüüd nagu poob? Ja ikkagi poob, konkreetselt poob. Raskelt käib. Ma tean, milles põhjus on. Mul oli see ülemine ümarvarras keeratud siia põhja ja siis on ta nagu selle keermega siin nagu polt ja mutter jäigalt ühendatud. Aga kui ma keeran siit selle natukene lahti pool pööret, siis saab see osa ja siis see osa teineteise suhtes natukene liikuda selle keerme lõtku võrra. Nüüd, kui mul on see pool pööret lahti keeratud, liigub kõik vabalt. Mis siis tähendab seda, et selle vedru pingsuse reguleerimisel ei tohi seda reguleerkruvi täiesti põhja keerata. Siis hakkab masin raskesti käima. Ja kui see mehhanism siin raskesti käib, siis see tald siin ei liigu ka niimoodi nagu peab vastavalt selle riide paksusele. Jah. Nii, aga nüüd tuleb veel vaadata ju seda ka, et kui mitu pööret üldse seda reguleerkruvi välja tohiks keerata. Nii, ma keeran ta praegu täitsa põhja. Ja siis nüüd loen ära need pöörded, palju ta üldse väljapoole saab pöörata. 1, 2, 10, 11. 11 pöörde juures ilmub see keere nähtavale. Nii, ma keeran nüüd täitsa välja. Ja ma arvan, et seda reguleerkruvi ei maksaks rohkem välja pöörata kui see 11 kuni 13 pööret äkki. Aga see tuleb meelde, et täitsa põhja tohib keerata, aga kui täitsa põhja on keeratud, siis võiks pool pööret välja keerata. Ja see on siis see alumine piirasental, mille puhul siis see vedru pingsus on kõige väiksem. Nii, siia siis õli peale ja sellega on korras. Selle plaadi sisse läheb teine sarnane asi ka. Ja see on nüüd see tükk, mille otsa siia läheb nõel. Ja mis käib siis masina töö ajal niimoodi üles-alla. Nii üles-alla ta siin käib. Nii ta käib üles-alla tegelikult hästi.
mingi klõpsu ta siin teeb, miks ta selle klõpsu teeb. Siin on huvitav, et selle varda ristlõige on trapetsikujuline ja see soon siin, mille sees see nõelahoidja liigub, on ka trapetsikujuline. Ja ma arvan, et see trapetsikujuline profiil on talle antud sellepärast, et kui siin materjali pinnad kuluvad, siis see nõelahoidja vajub minimaalselt sügavamale siia soonde sisse. Ja kuna need pinnad on koonilised, siis see lõtk siin iseenesest likvideerub. Ja see on täiesti geniaalne värk. See, et siin lõtk oleks hästi väike, on vaja sellepärast, et siin otsas on nõel ja nõel peab pihta saama sellele avale, sellele väiksele avale. Kui seda kooniliste pindade lõtku iseeneslikku likvideerimist siin ei oleks, siis kulumise käigus hakkaks see nõelahoidja natukene niimoodi vibreerima ja siis ei pruugi nõel enam siia sellesse auku pihta saada. Et siis võib nõel hakata siia vasta käima. Ei tea, kuidas kaamera peale jääb, aga siin on väike sihukene kulumise märk olemas. See osa siin, mis on mõnevõrra heledam, on rohkem kulunud kui see osa. Siin on mingisugune 0,2 mm kulumist ja teisel pool samamoodi. Kui panen selle naaskli otsa nüüd siia peale ja lähen vasakule, siis see nõela ots natukene tõuseb. Ja nüüd kui ma lähen tagasi, natukene langeb. Ja siin on sama efekt. Siit heleda osa pealt on asi natukene kulunud. Ja mida see kulumine siis sisuliselt tähendab, et kui see nõelahoidja on siin oma pesas, oma soones sees, siis oma keskasendis on ta võrreldes uue masinaga nagu natukene sügavamale vajunud. Kui sellest keskasendist see nõel nüüd tõuseb üles poole oma nõelahoidjaga, siis päris ülemises asendis ta natukene hakkab nagu kiiluma. Ma liigutan siin keskasendist, ta liigub ideaalselt, aga siin päris otsas, aga siin päris piirasendis, kui nõel on täitsa üleval, nagu praegu, ta natukene kiilub. Ja ta kiilub selle tõttu, et sisuliselt see osa siin on mingi 0,1 kuni 0,2 mm laiem kui see osa siin. Nii, ja teises piirasendis, kui ta läheb nüüd siia, nõelab täiesti alla, siis kas siin on ka mingit kulumist? Ei, siin nagu mingit kulumist ei tunneta. Nüüd on küsimus, et mis teha, et seda pisikest kinni kiilumist siin selles piirasendis, selles asendis, kus ma ta praegu liigutan. See on nagu tunda, et ta on nagu selline nagu mingi jõnksu teeb ka nagu. Ma nüüd otsustasin, et ma joonistan täitsa üles, et mis siin probleem on või mis siin toimub, sest see on päris huvitav. See nüüd on see soon siit poolt vaadates, see trapetsiline soon. Ja nüüd see nõelahoidja, kui ta on oma keskasendis, kui mingit probleemi ei ole, siis on ta ilusti siin sees niimoodi. Ma joonistan nüüd hariliku pliiatsiga selle nõelahoidja. Nii, see nõelahoidja, mis on selle hariliku pliiatsiga joonistatud, on siis kontaktis siis selle soonega, mis on selle rohelise markeriga mul tehtud. Ja pinnad on omavahel siin kontaktis.
ja siin. Ja need pinnad siis kuluvad. Ja kui nad kuluvad, siis sisuliselt see nõelahoidja vajub siit sügavamale. Ja lõtk likvideerub. Ja selle nõelahoidja see alaosa, mis siia soonde kunagi sisse ei lähe, mis ei kulu, on nüüd siit poolt laiem. Nii kuna see nõelahoidja hakkab siin selle rohelise ala peal, nii 2 millimeetri peal, sisuliselt laiemaks minema selle kulumise tõttu, siis olukorras, kus see nõel tõmmatakse täitsa ülesse, ei mahu see nõelahoidja siia sellesse soonde enam hästi ära, kuna ta mõõtmed on siis, piltlikult ma joonistan siis nagu suuremad. Ja ta hakkab kiiluma. Ja mida ta tegema hakkab, ta hakkab selles piirasendis pisut nagu kerkima, et siia sisse ära mahtuda. Nii, et seda probleemi lahendada, siis tuleks siit maha lihvida natukene. Tuleks see osa siin, mis kunagi siia soonde sisse ei lähe, lihvida isegi pisut madalamaks sellest pinnast. Nii, praegu liigub vabalt ja nüüd jääb natuke kinni. See materjal ei ole teab mis kõva ja viil võtab teda hästi. Nii ma pöörasin ümber, teiselt poolt sama lugu. Siin on isegi seda kulumist palja silmaga näha. Vaata, ma proovime siia kaamera peale saada. Üks selline väike triibukene on näha. Nii. See kulumise rant või see triibukene on näha sellest rohelisest punktist ülevamal pool. Nii ja siis siit materjali natukene maha. Pärast viilimist ma käisin veel 800 liivaoperi kõsit üle, et neid viilimisjääke natukene siin siluda. Nii nüüd siin tegelikult aru ei saa, et kui kõrgele siis see nõelahoidja peab tõusma. Aga et seda aru ei saa, siis ilmselt on see viilimine aidanud siis. Ma tegin need asjad siin suruvaga puhtaks ja võib kokku panna. Nii, aga enne veel, kui need asjad siia külge lähevad ja see plaat siia kruvidega siia külge läheb, siis tuleb panna veel see asi siia. Nii, ja siis see läheb siis siia niimoodi ja siis siia taha peab vedruga veel minema. Läheb siuke pult siit veel. Ja see polt peab minema sellest august läbi, läks läbi küll. Polt kinni. Aga see vedru ots siin peab minema ühte 2 sellest pisikesest august. Need 2 musta täppi on nüüd need augukesed, kuhu see vedru ots peab sisse minema. Enne lahtivõtmist ta siin ei olnud. Ja ta siia ei taha hästi minna. Nii ma ikkagi uurisin, et kuidas see vedrusüsteem siin peab toimima. Ja on niimoodi, et see vedru sealt teiselt poolt on selle hoovaga ühendatud ja siit poolt ma võtan nüüd kinni tast. Niimoodi. Ja nüüd ma pean vedru, nüüd peab vedru pingestama, et see vedru lükkaks selle hoova ülesse. Ja seda ma nüüd ka teen. Niimoodi pööran, vedru lükkab nüüd selle hoova sealt ülesse
ja nüüd, kui ma edasi keeran, siis hakkab vedru pinge alla minema. nii, nüüd on näha, et selle malmkorpuse sellesse kohta on tehtud selline aste ja selle astme taha ma nüüd panen selle vedrutraadi ja siis keeran selle kruvi kinni. nii, kõigepealt see vedru selle astme taha niimoodi ja nüüd siis kruvi kinni. ma võtan nüüd näppudega sellest vedru otsast kinni ja on näha, et ta sellest astmest enam üle ei lähe. ja siis see siis siin toimib. ja toimib väga hästi. nüüd on tehtud siin selline kavalus veel, et see polt on tehtud parasjagu sellise pikkusega, et ta on kinni keeratud, aga vedru ma saan siit veel rohkem pingestada, kui tahan. ja kui nüüd see ots siin pöörata siia allapoole, siis on võimalik panna see vedru ots siia nendesse aukudesse ja sellega vedru pingsust suurendada. ja kui seda vedru pingsust suurendada, siis lükatakse seda hooba veel suurema jõuga ülesse. aga seda siia auku ma panema ei hakka, et ma jätan niimoodi, et siin on oht see vedru täiesti ära murda. või võiks äkki proovida või? et panna niimoodi, nagu tehase poolt ette on nähtud. tuleb võtta siit niimoodi. loodetavasti selle vedrumaterjali kvaliteet on siis 19. sajandil tehtud nii hea, et ta siin ära ei murdu või? ei hakka riskima. seda reguleerimist siit, ma arvan, ma kasutama ei hakka. ma ei oska masinaga õmmeldagi, et mis ma siin ikkagi. ma arvan, et põhjus, miks see nõelahoidja siit alt on ära kulunud, on olnud õlituse probleem. Pole piisavalt õli saanud ja ära kulunud. ta on kulunud siin selles kohas, mitte siin üleval. siit ülevalt saab talle õli nagu peale anda, aga see õli siit ülevalt siia alla ei jõua. kui kogu seda konstruktsiooni vaadata, siis sellele nõelahoidjale ei piisa õli andmisest ainult siit ülevalt, vaid tuleb anda ka siit alt talle. alaosa tuleb õlitada eraldi. masin tuleb keerata pea peale ja anda siit õli sisse. ja ta läheb siis siit sellesse soonde siis. ja nüüd see õli, mis siis kasutati selle masina juures siis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ja kõik need aastakümned, et need vanad õlid, ma mõtlen need vana generatsiooni õlid, on oma omadustelt, kulumiskaitselt kindlasti kaugel sellest, mida tänapäevased õlid pakuvad. nii, ja oluline on siis see pind ka siin ära määrida. see pind siit, sest sellele pinnale langeb päris suur koormus, mis mulle selle masina juures kohe väga meeldib, on see rullik siin. see käib siin ringi ja see vähendab oluliselt hõõrdumist. siin see osa võiks olla lihtsalt üks ümmargune metallitükk, aga ei, et siin on niisugune rullik tehtud. ja see rullik vähendab siin hõõrdumist. see on nagu sõiduauto mootorites, et paremad ja kallimad mootorid, nende klapitõukurid on tehtud ka rullikuga. siin on tehtud rullik juba. siin on tehtud rullik juba 19. sajandil.
nüüd ma vaatan, kuidas see tald siin toimib. Sellest lingist saab selle talla üles tõsta. Ja siit lasen ta alla. Ja ta läheb vedrumehhanismiga ilusti niimoodi alla. Ja siin üleval selle koha peal on nüüd see talla allalükkamise vedrupingsuse reguleerimine. Ma keeran nüüd ta täitsa põhja ja keeran põhjast ühe pöörde välja, et ta kinni ei kiiluks. Talla üles tõstmise süsteem toimib. Ja nüüd vaatame, kas ta siis vedrutab ka, kui ta all on. Ja vedrutab hästi. Nii, ja nüüd ma kontrollin siis seda nõela hoidja tööd. Ma ettevaatlikult ajan masinat ringi. Käib hästi. See, mis natuke kolksub, on see väntsen, käib siin vastu lauda natukene. Nii, ma panen ta siia niimoodi, ma kallutan teda natukene, et parem valgus oleks. Nii, ja nüüd ma ajan teda ringi siis siin ettevaatlikult niimoodi, et see tald on üleval. No nii, lugupeetud televaatajad. Masin on kokku pandud. Pisiasjad on veel jäänud. Siin need niidirullikesed siia panna. Nõel külge panna. Nii, ja selle põhjal saab nüüd juba hinnata, kuidas masin lõplikult töötab. Kui raske või kerge teda ringi on ajada. Ja ringi ajamine on üllatavalt kerge. See ringi ajamise jõud, mida praegu tuleb rakendada masina ringi ajamiseks, on julgelt 3 korda väiksem võrreldes sellest, missugust jõudu oli vaja rakendada siis, kui ma selle masina sain, enne selle masina pesu esimese osa alguses. Ma poleks uskunud, et see asi nii kergelt käib. Ja eks ta käib praegu kergelt ringi ka seetõttu, et seda niiti siin peal ei ole. Kui masin peab tõmbama niiti ja teatavasti selle niidi tõmbamist ka siin takistatakse, et saavutada seda niidi pingsust, siis käib see masin ilmselt mõnevõrra raskemalt. Aga praegu ta käib kergelt ja enne pesu esimese osa alguses, kui ma teda ringi ajasin, siis ka ju niiti peal ei olnud. Ma lükkan seda vänta siin edasi ühe näpuga, selle kiire ülekandega. Ja ta käib hästi. Üle ootuste hästi. See osa siin, see ratas, ta on tehtud meelega selline raske, et tänu sellele massile ta salvestaks enda sisse seda mehaanilist energiat. Nüüd on nagu tunda, et see hooratas siin ka tegelikult toimib. Varem enne puhastamist oli niimoodi, et see väntamine oli midagi sarnast nagu mootorsaag käima tõmbamine, kus ühel hetkel see asi läheb raskeks, ta ületab selle raske koha ja see läheb kergemaks. Aga siin on praegu niimoodi, et kui ka mingisugune raskem koht tekib, kas või see näiteks selle üles-alla käimisega siin, siis seda raskemat kohta tunda ei ole ja see raskem koht ületatakse, kuidas seda siis peenelt öelda, hoorata sisse salvestatud kineetilise energia tõttu. Nii, suurepärane. Ja sellega võiks selle 4. osa siis lõppenuks lugeda. Tuleb veel 5. osa ja 5. osas ma panen siis juba asjale niidi külge ja proovin õmmelda.